Tere! Tere! Tere Krista, tere lugupeetud vaatajad, tere kolleegid, meie sõbrad. Täna jätkame meie videointervjuu spetsialistidega, mis toetab Tallinna linnavalitsus ja täna proovin teha seda intervjuu eesti keeles. Ma väga vabandan, kui eksin, kui midagi valesti räägin ja Krista, ma väga vabandan, kui hakkan sina või teie, need asjad. Krista Jost ja minu kolleeg praegu juba jälle ja minu esimene küsimus jälle nagu eelmine kord, et äkki keegi ei nägid meie naši zapisi. Palun teid rääkida iseennast, need asjad, mis te ise tahate ennast rääkida meile, kalambuur. Et kes te olete, mis te olete, kust te olete ja miks? Oi, izvini. Ja. Ma ei saa hetkel rääkida. Nii. Ja selline küsimus ka, et miks te olete sellises sfeeras, sellises tööl, miks te olete sellises kohas? No kui nüüd, mida ma nüüd endast võiksin öelda, siis, et ma olen üpris vana inimene, ma olen välja õppinud sotsiaaltöötaja ja tegutsen väga palju pereterapeudina. Ma olen 2 korral õppinud pereterapeudiks, 1 korra siis klassikaline pereteraapia, perekonsultatsioonid OÜ ja teist kord õppisin siis Hollandi Akadeemia mitmedimensiooniline pereteraapia ehk MDFT teraapiat. Et see ongi võib-olla, kui ma peaksin ühe sõnaga ütlema, kellena ma ennast professionaalses elus määratleksin, siis ma arvan, et ma olengi pereterapeut. Lisa, mida ma armastan öelda, et ma tegelen palju sõltuvushäirega isikutega, alaealiste lastega, raskete teismelistega, et need on need, kus ma tunnen ennast elukutselise nõustajana väga hästi. Need on alad, mida ma tunneksin. Minu enda lapsed on kõik juba suured, mul on lapselapsi päris palju ja praegu elan koos koertega. Et parafraseerides Mark Twaini, mida rohkem ma inimesi tunnen, seda rohkem ma koeri armastan. Et see on võib-olla enda kohta lühidalt kõik, aga professionaalses elus vähe sellest, et ma olen pereterapeut, olen ma siis ka väga palju teinud vabatahtlikku tööd HIV-positiivsete ühingus, Convictuses, seal küll ka grupitööde läbiviijana. Ja praegu me alustame EHPV-ga Tartus uut etappi. Me proovime Tartus püsti panna esindust ja hõlmata kõik need samad sihtgrupid, mida varasemaltki. HIV-positiivsed inimesed, seksuaalvähemused, sõltuvushäirega inimesed, perekonnad ja raskesti kasvatatavad lapsed, võib-olla läbi perekondade siis nemad ka. Et meie uus kontor, meie uus keskus, ma tahaksin öelda, sellepärast, et keskuses töötan mina sotsiaaltöötajana ja kliiniline psühholoog tuleb meile alates oktoobrist. Meil on väga võimas meeskond. Lisanduvad siis ka migratsiooniga seonduvad inimesed. Nii et me loodame, et meie keskus tuleb päris hea. Me oleme Kalevi tänav 51 ja telefonid, minu isiklik telefon, kes siis koordineerib abi, on EHPV kodulehekülje peal saadaval ja ka ma usun, et igaüks, kes küsib, võib seda saada. Nii. Mis see teine küsimus oli? Mul läks meelest ära vahepeal. Ma kohe kirjutasin, millest tahan küsida, kas HIV-positiivsete perekonnad ja nemad probleemid
lapse probleemid, kas nad on teised kui näiteks sõltuvusperekonnad? Ei ole, ausalt öeldes ei ole. Не отличаются, да? Не отличаются, kui ma eesti keeles või vene keeles kordaksin ennast. Mulle meeldib, ma ei mäleta, kes seda täpselt ütles niimoodi, et õnnelikud perekonnad on kõik õnnelikud ühtemoodi. Ja õnnetud on nagu igaüks omamoodi, aga võib-olla ikka ei ole ka. Ikka läheb perekonnaelu läheb õnnetuks kätte, kui teda tabab mingi tragöödia. Kas see on haigus, on see sõltuvus, on see mingi leinaperiood, on see elukaare kriisid. Ikkagi lähevad teatud kindlad asjad paigast ära, mille pärast tekivad probleemid. Läheb ära suhtlemine, läheb ära hierarhia, läheb ära üksteise mõistmine, täpselt ühtemoodi igal pool. Võib-olla, mis on HIV-positiivsete ja seksuaalvähemustega teisiti, on see, et väga palju peab ka meditsiinilist teadmist ja oskust olema. Peab oskama rääkida meditsiinilistest asjadest nii lihtsas keeles, et inimesed saavad sinust aru. See on võib-olla lisaks, aga muud erilist ma küll teistmoodi ei näe. Kas Tartus palju, Tartus avanes, открылся uus JHPV keskus. Kas Tartus ka nii palju inimesed, kes vajavad abi? Eks me tegelikult vaatame nagu tagantjärgi me võime öelda, kas meil on õigus või mitte. Aga tavapäraselt, kui me vaatame läänemaailmade praktikaid, tavapäraselt on niimoodi, et ülikooli linnades, kus rahvas ja eriti nooremapoolne rahvas roteerub üpris kiiresti, tekivad ka kõik sellised probleemid, mis käivad HIV-positiivsetega kaasas. Et ma arvan, et palju on väga subjektiivne sõna, ma ei oska seda öelda. Minu jaoks oleks isegi ka 3 ja 5 ja 10 inimest, kes sellepärast jätavad õpingud pooleli või ei saa oma eluga hakkama või nende perekonnad on traumatiseeritud, sellepärast ka see on palju. Nii et me tagantjärgi ütleme kindlasti, kas see oli vähe või palju, aga praegu me arvame, et neid on ja nad vajavad tuge. Ja, te töötate Valga või pereterapeut kuskil Tartu kõrval? Ja, Viljandis ja Tartus ka võtame vastu, selles ei ole küsimust. Ma tegutsen Lõuna-Eestis, kuna ma olen õppinud MDFT teraapiat, siis ma sealt võtsin kaasa sellise julguse ja oskuse käia mitte kabinetist kabinetti, vaid kodust koju. Ma tulen inimeste juurde koju ja ma näen paremini ja kiiremini, mis toimub ja mis juhtub. Mul oli, kui ma õppisin kogemusnõustaja ja tugiisik, mul oli, meid küsitakse, et milline, какое направление вы хотите выбрать, потому что... Mis suunda te tahate valida? Ja, sest et tugiisik ja kogemusnõustaja, see on väga palju sfeerid, kus võivad töötada. Ja mulle väga meeldis selline inimene, kes töötab perekonnadega, kus on keegi sõltuvustega. Vot ja, tulla koju ja siis näha kohe, kes on liider, kes ka, vot neid asjad. Ja, kodus tõesti. Sest kabinetis sa näed nagu perekonda, kes on ennast tunniks ajaks kokku võtnud. Ja neil on võimalik seal naeratada ja olla üle probleemidest ja mitte, aga kodus see enam ei ole võimalik. Seal inimene on nii, nagu ta on enamjaolt. Muidugi on ka erandid, aga enamjaolt on inimene kodus nii, nagu ta on. Lapsed julgevad rohkem rääkida ja vanemad julgevad olla ka rohkem avameelsed. Ja see tuleb ka omavaheline suhtlus, tuleb hästi kiiresti välja. Et ei pea raiskama terapeudi aega selleks, et pikalt lõimuda, tekitada usaldust. Kodus on see tunduvalt kiirem. Kas te olete kuskil välismaal по работе? Там näiteks mingi обучение, обмен опытом?
ja ma olen õppinud nii Rootsis kui Poolas, kui välismaailma peaks nimetama. Aha. Rootsis me saime sõltuvusalast, konviktuse ajal saime sõltuvusalast koolitust, päris esimest baaskoolitust. Ja see oli väga silmi avav. Me nägime kogu Rootsi sotsiaalpoolt, mis tegeleb just sõltlastega. See on siiamaani mulle üks paremaid mudeleid. Ja Poolas Stefan Batori fondi kaudu saime siis vaadata Ida-Euroopa. Ma võiksin julmalt jagada niimoodi, et on maailmas kaks niisugust erinevat lähenemist. On Lääne-Euroopa lähenemine sõltlastele ja Ida-Euroopa lähenemine sõltlastele. Nii et tänu Rootsile ma nägin Lääne mudelit ja tänu Poolale ma nägin siis ka Ida-Euroopa mudelit. Ja ma võtan mõlemast mudelist, olen võtnud päris palju, kui ma ise teen tööd sõltlastega, kuidas seda teha ja katsun siin sulatada kokku mõlema poole paremaid tunnuseid. Eestis teine model? Больной вопрос. Mul on raske öelda, mis mudel Eestis on. Ma olen aru saanud, et me oleme liiga väike riik, et meil tekiks mingi väga kindel enda mudel. Päris mitmetes asjades, nii kriminaalpoliitikas kui perekonnapoliitikas, sotsiaalpoliitikas on Eesti läinud seda teed, et me vaatame Saksamaa ja Põhjamaade kogemust ja võtame sealt midagi üle. Kahjuks sõltuvusega inimeste puhul ei lähe meil väga hästi selles mõttes, et meil on väga tugev sallimatus sõltlaste suhtes. Ja see on huvitav selles mõttes, et meil on väga palju ju sõltlasi alkohoolikuid. Meil on pikk ajalugu sellega ja Eesti kaotab oma SKP-s iga aasta väga palju raha tänu sellele. Et me iga inimene Eestis kindlasti võiks mõelda selle peale, et me kaotame väga palju sõltlaste mitte ravimisega raha. Aga kui me raha hakkame küsima, siis tundub see nii ebaõiglane kõigile ja maha visatud rahana, et ma ei tea, millal see juhtub, et Eestis tekib selginemine, et iga raha, mis läheb sõltlaste ravile, tuleb mitmekordselt Eesti riigikassasse tuleks tagasi. Ma ei tea, kas Eestis on keegi teadur seda hinnanud, aga mul tuleb meelde, Poolas on seda hinnatud, kus hinnati, et üks nende rahaühik, minu meelest lott, mis pandi sõltuvushäirete ravisse, tõi neile tagasi, kas oli 12 lotti. Nii et see on üks tugevamaid rahvastiku tervise aluseid, et sõltuvushäiretega inimesed saaksid abi. Ja alkohoolikute puhul siis mitte ainult see, et nagu meil praegu on, haigekassa võttis üle meie Tervem ja kainem Eesti projekti ja me saame sealt neid tasuta pakkuda, aga meil on väga vähe võimalust ambulatoorsele ravile. Ja. Meil on väga vähe võimalust keskkonnaga ravile, ehk siis see ei ole mitte see haiglatüüp, vaid rohkem nagu ütleme Lootuse küla tüüpi ja muud sellised. Meil need Lootuse külasid on, aga nad on hästi tugeva religioosse kallakuga ja nagu me kõik teame, Eesti on religioosselt väga jahtunud maa. Et mitte kõikidele see religioossus ei sobi ja nad ei saa sellega seal hakkama. Aga kuhu ma nüüd oma mõttega jäin, oli siis see, et Eestis pole veel oma mudelit, me katsume seda kuidagi rakendada, aga oleme väga mitmes soos kinni, nagu ma ütlesin. Rahvastik kannatab sõltuvuse all, aga samas ei ole poliitilist kokkulepet sõltuvushäireid rahastada. Ja meil on puudu ka raha nii suurel hulgal, et tekiksid keskkonna mõjuga ravikeskused. Ma palju mõtlesin ka sellest, et natukene kõik ebaloogiline. Ja. Ja et mulle tundub, et no ja nagu te ütlesite, et raha läheb немного не туда.
vot ja sellega ma ka olen nõus. Eelmine kord, kui me rääkisime, ma väga kaua pärast mõtlesin об одной вещи, ma väga tahan kordada, повторить, kordama seda, et mulle tundub, et see on väga tähtis. See on see, et kui tüdrukul oli disfunktsionaalne perekond ja ei olnud отношений, suhed isaga või need suhed olid ebastabiilsed või üldse ei olnud, siis kui tüdruk juba kasvab ja kui meil tuleb juba partner, et mees, poiss pärast, mees ja kui selline partner, tal ei ole tuju või ta молчит või tuli töölt natukene загруженный ja siis ei taha rääkida, äkki see on normaalne, ma ka kunagi ei taha rääkida ja minu esimene emotsioon, minu esimene reaktsioon, et tema mind rohkem ei armasta. Ja для меня это было таким открытием, лично для меня самой, sellepärast, et ma saan aru, et see on tõesti nii, vot iga kord, kui ma tunnen seda tunne, ma kohe mõtlen, et see on sellepärast, et isad ei olnud. See ei ole sellepärast, et tema mind rohkem ei armasta. Ta lihtsalt halb tuju või midagi. Vot ma tahan, et veel kord kommenteerib seda, et miks see on niimoodi. Siin on tegelikult hea mitu põhjust. Hakkame esiteks sellest peale, miks on loodus ette näinud lapsele 2 vanemat, on sellepärast, et elus edukalt hakkama saada, on sul vaja vähemalt 2 asja, mida omavahel võrrelda. Et kui sa näed ühte asja, siis see muutub sulle liiga oluliseks, liiga tähtsaks. See arvamus muutub valdavaks ja sul puudub vaimne energia, oskus võrrelda 2 asja ja valida nendest parim välja. See on väga tihti, kui öeldakse, et mis vahet seal on, kas laps kasvab 1 vanemaga või 2 vanemaga ja kogu tohutu suure sümpaatia ja lugupidamise juures üksikvanemate puhul. Ma väga panen tähele, et vahest üks lapsevanem ütleb, et mina olen hea, tubli ja korralik ja mina annan lapsele kõik, mis tal eluks on vaja. Seda teist inimest, kes meid reetis ja maha jättis ja ütles seda teist ja kolmandat meie kohta, see ei ole lapsele hea ja ma parem siis ei lase lapsel sellega suhelda. Siis väga lihtsustatud skeemiga käib see siis niimoodi, et selle ema headus, eneseohverdus, kõik see, mis ta pakub lapsele, muutub normiks. See ei ole, laps ei saa seda enda peas öelda, oi, mu ema teeb minu heaks 2 korda rohkem asju sellepärast, et mul ei ole isa. Lapsel ei ole võimalik nii mõelda, tema mõtleb niimoodi, see, mis mu ema mulle pakub, mida teeb minu eest, mida ta otsustab minu eest, see on norm, nii peabki olema. Ja kui selline laps läheb paari suhtesse, siis ta otsib sarnast asja või ta pakub sarnast asja. Oletame, et ta on ise tütarlaps, ema tegi tema jaoks kõik ette taha ära kõik ja ta tunnetab, et ma pean ise seda sama asja tegema. Aga olud on teised, inimesed on teised ja reaalne elu reeglina ei luba selliseid asju teha, sellepärast, et need ei ole vastuvõetavad teisele poolele.
See oli nagu üks asi, et see headus, hoolitsus ja ennast ohverduvus ei tule mitte hea sõnaga meelde, vaid see tuleb normaalsena meelde. Ja kui sa tulevikus seda ei saa, siis sa tunned, et sind on elu lõpuni kõikidest asjadest ilma jäetud ja ma olen hüljatud ja tegelikult ju ei ole, aga see norm on, ehk siis joonlaud on täiesti paigast ära. Teine asi on see, kui kodus elavad inimesed, ega siis koos elada ei ole ka alati mõistlik. Kui kodus on ikkagi väga alandavad tülid, vaidlus ei ole mitte argumentide vaidlus, vaid kes kõvemini karjub ja kes kõvemini solvab, kes suudab kellegi esimesena nutma ajada, siis ka siin on huvitav asi, mis tulevikus väga kaasa mängib, on see, kuidas kasvatatakse kaassõltlaseid, kui mehe ja naise vahel toimuvad sellised tülid ja lapsed neid näevad, siis reeglina nad tüli näevad, aga leppimist ei näe. See, kui mees ja naine lähevad õhtul voodisse, tõmmatakse tekk üle pea, räägitakse ka läbi seksuaalse vahekorra, inimesed saavad nagu lepitust ja leevendust oma konfliktidele, seda enam lapsed ei näe. Nad näevad, et konfliktid tulid, olid, lehvisid ja kuhugi kadusid. Miks kadusid? Oskus konflikti lahendada, tekib selline ootus, et konfliktid hakkavadki ise ära kaduma. Ka mina võin teha selliseid asju, öelda selliseid asju, solvata kedagi ja olla siiralt üllatunud, kui öeldakse, et nüüd peaks nagu vabandama, nüüd peaks selle asja nagu läbi rääkima, sa pead oma sõnadest vastutust võtma, siis aga see ei ole harjumuspärane. Kolmas asi, mis siin juhtub, on hierarhia muutused. Jah. Et kui ema ja isa väga tihti kaklevad lapse ees, siis lapsed on üpris materialistlikud. Nad pannakse, kas nad tahavad või ei taha, nad lähevad kohtuniku rolli ja iga kord selle matši lõppedes nad ütlevad ära, kes võitis. Ja siis juhtub selline asi, et see, kes kogu aeg kaotab, ja reeglina see kipub nii olema, et keegi hakkab kogu aeg kaotama, see kaotab autoriteedi lapse silmis. Miks see halb on? Halb on sellepärast, et näiteks ütleme, et isa on see, kes kogu aeg kaotab. Aga majas kasvavad poisid, kes peaksid hakkama meesteks, kes peaksid olema rõõmsad, elevil, uudishimulikud, võimekad, energilised mehed. Aga eeskuju ju ei ole. See mees, kes on minu eeskuju, on viimane tuhvlialune või viimane kaltsakas või viimane mis iganes, aga ta ei ole see, kelleks mina tahan saada. Või siis vastupidi, kui seal majas kasvab tütar, siis see peaks olema ju see, kuidas mina õpin oma esimesi käitumismalle rakendama vastassugupoolega. Kui ta on kaltsakas ja kaabakas ja kogu aeg kaotab lahinguid, ma ju käitun ise samamoodi. Ma juba ette eeldan, et minu partner on alati alluv. Ja kui ta peale minu hääle tõstmist, jalaga põrutamist ei allu, siis on ju midagi täiesti põhjani rikutud. Või siis vastupidi, kui isa on väga agressiivne, iga küsimuse peale lajatab emale millegiga vastu pead ja ema on kaotaja, siis poiss kindlasti õpib seda. Ahaa, naistega tulebki niimoodi käituda. Kui sa tahad võitjaks jääda, siis tulebki nii teha. Ja loomulikult selle poisi suhted ei kesta kuigi kaua. Väga vähe on praegu noori naisi, kes lubaks ennast peksta, kes lubaks vaidlust lõpetada touga vastu nägemist. Või kui see on tütarlaps, ta põlgab seda ema. Kuidas sa võid lasta endaga niimoodi teha? Miks sa lased endaga niimoodi teha? Täpselt ärme ikkagi unusta, et see teine pool, kus see agressiivne isa võib-olla on väga hell ja õrn ja mis jääb magamistoa seinte vahele, seda ju lapsed ei näe. Ja emal on väga raske seletada lapsele, et kuule, et ta vahest siin küll võtab sõna ja teeb selliseid asju, aga muidu ta armastab mind. Ma tean, et ta mind armastab, siis lapse jaoks on need tühjad sõnad. Seal ei ole mingit sisu taga. Ja kui see tütarlaps hakkab kunagi oma perekonda looma ja keegi noormees räägib, et ma armastan sind, siis need on tühjad sõnad. Just. Ja kui noored on väga materialistlikud, siis hakatakse otsima sõnadele sisu. Äkki see on korter, äkki see on kallis auto, äkki see on, ma ei tea, tasuta narkootikumiki või mida iganes see võiks olla, aga me tahame näha asja, mitte tunnet. Ja siis hierarhia ja kolmas on siis see, et
meil kaob võimalus õppida igapäevaseid perekonnas toimivaid, me jõuame ringiga tagasi selle koha juurde, kus sa ütlesid, et kui keegi, me ei tunneta teineteise piire ehk siis emotsionaalseid piire, mis on inimeste sees. Kui need on korduvalt lapsepõlve kodus ületatud või siis mitte kunagi pole seletatud lastele, mis asjad need on, siis on väga raske tõesti mõista seda, et mu partner tuleb koju ja ta on töölt väsinud ja ta on tujust ära, et ma peaksin andma talle ruumi hingata, ärevusel langeda, et ma saaksin jälle tulla koju ja astuda mehe rolli. Kui ma räägin näiteks oma patsientidega, siis nad tihti ütlevad, et see üleminek võib kesta umbes 40-45 minutit. Et tulla päeva pahandustest välja või ärritusest välja. Ja kui selle 45 minuti jooksul sinu teine pool saab kogu aeg sõnumeid, sa enam mind ei armasta, sa ei hooli minust, sa oled külm, sa oled tundetu, siis reeglina jõuavad nad ette võtta teatud niisugusi käitumismustreid ja malle, mida näiteks nende vanemad rakendasid ja tüli on jumala tühja koha pealt üleval. Mõlemad pooled on väga rahulolematud. Ehk siis need emotsionaalseid piire tuleks õppida uuesti austama ja kõige lihtsam on neid austada kõigepealt iseenda juures ja siis sa hakkad nägema ka neid teise inimese juures. Täpselt nii, nagu sa ka oma küsimuse sõnastasid, et see on normaalne. Ma ise ka tulen vahest töölt ja tahaksin enne kuskil nagu maha jahtuda või langetada seda energiatulva, mis minu sees on, või seda töötaja rollist välja tulla, aga kui teine seda teeb, siis tundub see mulle nagu ülekohtune. Et need emotsionaalsed piirid on heas perekonnas, on nad alati vaikimisi kohal. Kui keegi nutab, siis astutakse lugupidavalt ligi. Kas sa tahad rääkida? Kas ma olen siin? Kas me võime otse rääkida või tahad sa kellegi teisega rääkida? Selline lohutus, energia võetakse hästi vastu. Aga kui perekonnas seda pole olnud, siis seda ei pakuta. Ja see on üks nagu palsam haavale. Kui seda perekonnas ei esine seda lohutamisenergiat, siis on väga raske seda perekonda koos hoida. Nii. Ja suur aitäh sulle, see on nii tähtis. Kuidas sa mõtled, kui näiteks üksik vanem ja laps on olemas, milline vanus lapsele ikkagi sobib, et õppida neid emotsionaalsed piired, kui tuleb partner? No neid emotsionaalseid piire peaks maast madalast hakkama lapsele õpetama, et laps ise oskaks ennast kaitsta. See on umbes sama ebameeldiv tegevus kui seksuaalhariduse andmine lastele. Küsitakse, mis vanuseks peaks lapsele õpetama, mis tohib teda puutuda või mitte. No see on täpselt need emotsionaalsed ja füüsilised piirid käivad väga käsi käes. Kui ma pesen imiku pepud kakast puhtaks, siis ma loomulikult ei küsi tema käest, kas ta seda tahab või ei taha. Ma teen seda, sest see on tema jaoks vajalik. Kui 3-aastane seda teeb, siis ma peaksin küsima, kuidas oleks. See on ebameeldiv, see on lõhnav. Tohib, ma aitan sind. Ja mida vähem, seda parem, eks ole. Ka 3-aastane suudab ise vett suunata ja ise ennast kuivatada. Ja mida lähem inimene talle seda teeb, seda toredam see asi oleks. Nii samuti käivad ka emotsionaalsete piiride peale. Kui laps nutab, sa ei tohi temast külmalt mööda minna. Ükskõik, mis vanusest ta ei ole. Ükskõik, kelle laps ta ei ole. Peab pakkuma abi. Kui laps on emotsionaalselt haritud ja oskab panna, siis ta võib võõrale öelda, ma nutan küll, aga ma saan ise hakkama. Aga kui ta ei ole õpetatud, siis ta võib langeda kellegi teise inimese ka väärkohtlemise ohvriks, sest kui ta räägib asju, mida võib-olla ei peaks võõrale ütlema. Ma kaotasin ema ära, ma olen üksi. Tänapäeva maailmas võidakse seda väga halvasti ära kasutada. Emotsionaalne piir ei käi ju ainult kurbuse ja õnnetuse kohta, see käib ka rõõmu kohta, saavutuste kohta, tähelepanu asjade kohta, mida tohib ja mida ei tohi, mida ma ise ei taha, seda ma pean õpetama ka lapsele, et ta ei lubaks teistel inimestel seda teha. Siin on pikk teraapia jutt läheks edasi, kuidas seda teha. On võimalik ju ka
küünistades ja hammustades ja jalaga lüües piire sättida. Aga me peame kaasaegses ühiskonnas peame oluliseks, et laps oskaks sõnadega piiri panna. Ja selleks, et laps seda oskaks, peaks seda kõigepealt oskama ema. Hääletooni valikut, hääle tugevuse valikut, õpetavat keskkonda, see ei saa toimuda ju siis, kui laps on täiesti endast väljas ja trammid mürisevad kõrval ja kõik niisugused väikesed pisikesed asjad. Tihtipeale ma olen näinud, et ma pean seda rääkima vanematele, et nad saaksid seda õpetada oma lastele. Kuigi tullakse teenusele, mu lapsel on probleem. Ei ole lapsel probleem. Kõigepealt hakkame sellest peale, et teil on probleem, te võib-olla ise oskate seda varjata, aga teie laps ei oska. Mina õpetan teile ja teie õpetate oma lapsele. Võõrad tädid ei tee lastele reeglina palju head. Ikka omad vanemad. Ja ma kuulsin, et sa räägid, et kui konfliktid ja laps seda näeb, как это сказать? Ну, то есть, мирятся они за дверью, и ребенок этого не видит. Kas sa mõtled, et on vaja решать конфликты при ребенке? Jah, siis küll, kui see konflikt on lapse nähes juba toimunud. Ka laps vajab selgitust olukorrale, mis juhtus. Te ei pea rääkima, mis kõik juhtus. Üldjoontes peab lapsel olema selge pilt, mille üle ema-isa vaidlesid. Me vaidlesime raha üle. Mina tahan kulutada seda, isa tahab kulutada toda. Kuna meil raha nii palju ei ole, siis me peame jõudma omavahel kokkuleppele. Vabanda, et me läksime üle normide, me tõstsime võib-olla häält. Me saime aru, et me tegime valesti, me palusime vabandust üksteise käest ja me leppisime ära. Nii peaks asi olema. Kui laps ei ole konflikti näinud, siis lihtsalt linnukese pärast minna lapsele seletama, et tead, üleeile me läksime isaga tülli, sest mina tahtsin kinno ja tema tahtis teatris. Pole mõtet. Ja lapsega on vaja rääkida обо всем. Jaa, aga teatud tasemeni. Все объяснять. То, что со мной... Как это... Mõnikord räägivad niimoodi, et... Ну вот я тоже так думала, и в принципе я так делаю, что обсуждать ребенка, то есть мы обсуждаем, чтобы она не слышала. Just. Muidugi, lapse aju ei ole lõplikult välja arenenud, sellepärast ongi laps. Aga teatud märksõnu kuuleb ta väga hästi. Ja lapse ajus võivad teatud sõnad minna hoopis teistsuguse tähendusega. Miks me räägime, et lapse suu nalju? Just sellepärast, et nad panevad mitu erinevat asja kokku. Ja mu enda praktikas on olnud päris mitu juhust, kus laps on üle elanud tõsise kriisi tänu sellele, et ta on laste vanemate jutust midagi kuulnud ja ise selle oma peas loogilisse järjekorda sättinud ja see loogiline järjekord viis ta selline välja, et teda seal peres ei taheta ja tema jaoks ei ole aega ja ta peaks sealt ära minema, mis tegelikult ei olnud üldse jutu teema, aga lapse aju ei tööta nii nagu täiskasvanud aju ja ta paneb, kuna tema jaoks maailmas käivad kõik asjad ümber tema, kõik probleemid algavad temast ja kõik lõppevad temaga, nii et tal ei ole võimalik nii nagu täiskasvanud inimesel astuda ligi ja küsida, et kuulge, kas ma sain nüüd õieti aru, mis siin toimus. Laps nii ei tee ja seda on väga kurb. Nii ei tohiks teha. Ja selline võib-olla viimane küsimus ja ma mõtlen, et see on suur teema ja mulle ka see on väga tähtis, sest et ma näen, et mul lapsel ka on selline probleem. Ta on tüdruk, talle on peaaegu 7. Kuidas tõsta enese hindamine, samooценка? Hinnangut, enesehinnangut, eneseväärtust. Где вот этот, kus on see piir, et, как говорят, перехвалить. Вот ma olen see neid невероятные годы, вот selline projekt. Ülekiitmine, jah. Ma saan aru, mida sa küsid.
ja immelised aastad, vot selline programm ja seal meil oli öelnud, et перехвалить, et üle kiita, et see on võimatu, et всегда хвалите, всегда. Aga ma teen seda kogu aeg, et sa oled nii ilus, et ma armastan sind там, ну, то есть я стараюсь, я учусь, ma proovin ja õpin ja et kõik need asjad hästi ja ilusti teha, aga nagunii tal on selline, et no вот, у меня никогда не получится, я плохая дочь, меня никто не любит. Я боюсь идти там в новую группу, потому что вдруг со мной никто не будет дружить. И вот need asjad ja no kuidas veel see, võib-olla ma teen midagi valesti, et kuidas, ma mõtlen, et see palju emad tõesti tahavad seda teada, et kuidas teha niimoodi, et samootsõnka on õige. Esiteks alustame sellest, et kas ma pean õigeks laste kiitmist ja kas ma pean õigeks, et ülekiitmist, kui sellist ei ole olemas. No ma pean kurvastusega sulle ütlema, et ma ei pea seda õigeks. Lapsevanemate roll lapse elus on peegeldada reaalsust ja valmistada laps kõige paremal viisil reaalsusega toimetulemiseks. Ja see ei pea, loomulikult see ei pea käima negatiivses võtmes. No sa ei saa 3 aastat korraga võtta ja sa ei jõua hüpata, sa ei jõua joosta. See ei ole kasvatusviis, see on mingite muude emotsioonide väljaelamine. Aga kui lapsevanem vahet pidamata kiidab ja sellel kiitusel ei ole enam sisu, siis selle asemel, et tõsta last, te lasete ta lõplikult võrgust läbi. Ta ei usalda enam teie sõnu. Mulle on lapsed öelnud nõustamisel, kui ma küsin, kas sa oled hea joonistaja? Ta ütleb, et ma ei tea, ma arvan, et ma olen natukene joonistaja. Kelle käest ma võiksin küsida? Kas ma võiksin ema käest küsida, kas sa oled hea joonistaja? Ei, ema ei ütle sulle. Tema ütleb alati, et ma olen hea. Vot see on märk sellest, et midagi on nagu liiale läinud. Aga see on ka samas väga õhkõrn piir, et mitte minna kritiseerivaks, vähendavaks, alandavaks. Tuleb olla väga teadlik, mida sa lapsele ütled. Kiitmine on sellisel juhul, kui ta on enda võimetest teinud parima. Kui ta võtab lihtsalt ja te teate, et ta oskab joonistada, ta teeb midagi, aga samas tõmbab ta 2 kriipsu risti, sinna kõrvale killuda, oi kui ilus, see on nii hea, see on nii võimas, see on nii super. Siis see laps mõtleb, et teiega on midagi lahti. Te olete poolvigane, te ei näe reaalsust. Ta ei julge teile seda öelda, aga ta saab selgelt aru, et te ei ole päris adekvaatne inimene. Ja teisel hetkel, kui ta vajab teie toetust, aga te ei ole tema silmis enam adekvaatne, siis kelle peale ta peab toetuma? Nii et kuidagi leida kesktee selles, mida te öelda tahate, peab olema tõe põhi taga. On olemas selline terapeutiline väljend nagu positiivne konnoteerimine. See tähendab seda, et iga võimalikku asja on võimalik sõnastada positiivselt. Et mina kasutaksin, kui ma näen, et laps on teinud midagi, mis ei ole päris ülivõrde vääriline, siis ma ütlen, et hea, et sa täna joonistasid niimoodi, siis saab teise pildi panna kõrvale, mis on veel võib-olla parem. Et anda see võimalus, et see asi areneb või kuhugi edasi. Niimoodi peast on väga raske tuua korrektseid näiteid, aga kui oleks konkreetne küsimus, siis saaks võib-olla ka konkreetse sõnastuse selles, aga üldkokkuvõttes vanemate sõna peab olema lapsele realistlik. Kui seal ei ole ülivõrret taga, siis ärge pange sinna lausesse ülivõrdeid. Ta mõtleb teist rumalasti. Laps ei ole loll. Kuidas tõsta lapse eneseväärtust? On kõigepealt tema enda piirid. Mida rohkem laps kasvab, seda rohkem peab laps ise otsustama,
me ei anna esimesel eluaastal lapsele valida, kas sa paned sokid jalga, kas sa paned mütsi pähe. Aga mida vanemaks ta läheb, tuleb ka vahest hambad ristis ära kannatada see olukord, kui ta 5-aastasena ütleb, et ma ei pane mütsi pähe, mul ei hakka külm. Siis kui te tahate, et ta tunnetaks eneseväärikust, eneseväärtust, minu sõnal on jõud, minu otsusel on tugi, siis kannatage ära see palja peaga minek. Ma võib-olla võtaksin mütsi kaasa ja pakuksin väga lugupidaval toonil iga 10 meetri tagant, et kas selle posti juures teeme siis nii, et sa hindad ise, kas sul on külm või ei ole. Kas siin posti juures sul on juba külm ja võib-olla poole kilomeetri pärast ma küsiksin veel kord, kas sul nüüd on külm. Ma võib-olla prooviksin ise enese peal näidata, et minul on küll külm. Mina tahan kindlasti mütsi pähe panna. Ma isegi tahaks, et mu kõrvad oleksid kaetud. Aga mitte vägisi toppida mütsi pähe. Kui see näide nüüd oli hea näide. Jaa. Suur aitäh ja ma tahaksin podelitsa. Jagada, jah, et kui tähtis meie sõnad. Ma panin tütrase laste ruum, детские комнаты. Нет, mitte aed, детская комната. See mängituba, jah. Ja ta juba jooksis ära ja ma räägin seda töötajadega ja räägin talle, oi kui mugav. Привела, оставила и забыла. Я это сказала, имея в виду, да, что как удобно иметь детские комнаты на весь день. А Маргарита курсит seda. Я praegu ta везде ходит со мной. Я спросила ее, mis juhtub? Sa varem istus kodus, kui näiteks ma küsin, lähme koos poodi. Ei tahan, ma kodus. Okei. Ja bõstra, ma kiiresti. Rohkem seda ei ole. Ta alati läheb minuga ja ma küsin, miks? Ta ütles selle pärast, et sa ütles, et sa забудешь, господи. Unustad ära mu. Да, это что ты меня где-нибудь забудешь. Она ja. И как теперь это... Я объяснила, selgitasin talle ära, et see tähendab nii, et mulle on vaja töötada. Ja ma unustasin ära, et kuhu sind panna. Vot seda ma ja imela в виду. Jah, nii ongi, sa pead teda seda seletama ja ma arvan, et mitte üks kord, sest trauma kui selline on juba tekkinud. Ja. Kui rääkida sõnadest, siis ma räägin ühe niisuguse huvitava loo, kuidas ma õpetasin oma esimese klassi lapsele, et suitsetamine on jube hea asi. Et see väga hästi haakub võib-olla perekondade ja lastega ja sõltuvustega. Kui minu laps käis esimeses klassis, siis mina olin veel suitsetaja. Otse loomulikult ma ei suitsetanud toas, ma läksin alati rõdu peale. Ja ühel päeval juhtus niimoodi, et mu 7-aastane tütar tuli koolist ja ta oli võitnud mingisuguse joonistusvõistluse ja samal ajal, kui mina rõdu peal suitsetasin, ta tormas sinna rõdu peale ja lehvitab oma selle joonistusega, et vaata, ema, vaata, ma sain esimese koha terve kooli joonistusvõistlusel. Ja mina nagu korrektne korralik ema ütlen, et jaa, ma saan aru, aga emme teeb praegu suitsu. Mine praegu oota seal köögis, ma teen suitsu ära, siis tulen ja siis koos rõõmustame sinu üle. Ja ma vaatan lapse näkku ja ma saan aru, et midagi läks täiesti kuskile netuda, ühesõnaga täiesti mitte sinna. Ja ise saan ka aru, et pagan, ma vist tegin midagi nüüd viltu, aga mis asi see täpselt oli. Aga ma mõtlesin, et kui ma oleksin praegu väike laps, siis mida ma kuulsin oma ema käest. Ja tõlge oleks siis selline. Ära tule vehkima siis, kui mina teen suitsu oma esimese kohaga kuskil joonistusvõistlusel. Suitsetamine on nii palju hea ja oluline, et ükski esimene koht sellega ei võistle.
Ja. Ma kustutasin oma suitsu ära, jooksin oma lapsele järgi, ütlesin, kuule, anna andeks, ma olin peast nagu natukene segi, ma ei taibanud kohe. Ma tahtsin olla peen ema, kes ei suitseta lapse nähes, aga tegelikult tahtsin ma hoopis sinu joonistust näha ja see oli tõsine õnn, et ta nägu selgines, et ta sai ikkagi aru, et suitsetamine polegi nii väga tore. Ja. Jah, ema jaoks. Niisugusest väikestest asjadest, kui me peame laste sünnipäevi ja niisugused väikesed rumalad küsimused, et no šampust ei olegi või? No mis ma siia siis tulin? No, tüdruk keeldus sünnipäeval osalemas sellepärast, et onu oli tulnud ja vaadanud laste kaetud lauda, öelnud, et kuulge, siin pole šampust, ma üldse ei, mis ma siia tulin. Nali, tõeline nali. Aga lapse pea paneb selle kuidagi teisiti kokku ja ta saab aru, et tema sünnipäev ei ole see, kuhu inimesed tulla tahaksid. Ja sa võid pärast talle 15-aastaselt rääkida, et joomine ei ole tore. Tal on välja kujunenud enda arvamus selle kohta. Ja. No vot. Suur aitäh sulle veel kord. Ja see on nii huvitav sinuga suhelda, aga aeg. Just. Ja. Teeme nii. Ja, suur aitäh ja ma kordan, et see on projekt intervjuus spetsialistidega ja meil on täna oli Krista Joost, pereterapeut ja praegu sotsiaaltöötaja Eesti HIV-positiivsete võrgustikus Tartu keskuses. Ja selline projekt intervjuus spetsialistidega toetab Tallinna linnavalitsus. Ja jagage meie videodega, Вот. Ja suur aitäh ja head õhtut. Head õhtut. Head õhtut.